Tere tulemast palverännaku 4. ja viimasesse osasse. Kõik, kes eelmist osas vaatasid, teavad, et ma olen nüüdseks jõudnud Hispaania. Eile ületasin Portugali Hispaania piiri. Nüüd on linnas nimega Tui. Tuist on kuskil 110–120 kilomeetrit veel minna lõpp-punkti. Ja täna on plaanis läbida 32 kilomeetrit. Siin Hispaanias keerati ju kella tund edasi. Ma olen varasem, mõtlesin hommikul üks jõuas pime on. Kui aknast välja vaatasin. Ja ma ei leia nüüd nooli jällegist üles. Ma lihtsalt kõnnin kuhugi poole ja loodan, et nooled leiavad mind. Hakkame kohe selle hostli juurde ka jõudma. Täna väga palju jõudnud videosid teha ja värki kogu aeg oli kellegi seltskonnas, et jõudnud filmida. Saime check-in'i hostli tehtud, siis hostli nimi on Casa de Torre. See taga, mis nüüd näete. Ja sissepääs oli, või voodikoht oli 8 eurot. Ja seekord õnneks oli ühekordsed voodipesud ka. Lina ja siis padjamüür. Aga noh, tekiks siis jälle pusa. Täna olen ikka jõhkralt palverändurid näinud. Juba kõndides mingi 40 vähemalt. Ja nii, kui ma siin istun ka või nii palju, kui poes siin linnas on käinud, siis kogu aeg lihtsalt tuleb juurde ja kõndib mööda. Ja aga muud midagi siis. Homseni. Täna paneme ise endale templi siis. Oba. The crew'na. Where's my crew at? Ma ei tea, ma olen tänaseks mingi alla tunni aega kõndinud. Ma olen juba mingi 20 palverändurit näinud. Ma ei tea, kas mulle see meeldib. Mulle vist ikka rohkem meeldis, kui ma olen üksinda mitte kedagi. Nii et see Prantsuse teega, ma ei tea, kui huvitav see põhjast kõlab. Sinna peab veebruaris minema vist, et seal inimesi oleks. Seal on muidu nii stacked. Jälle üks mängib metsa vahel seda pilli, mille nime ma ei tea. Täna esimest korda muidu teede ja metsade vahel olnud ka mingid inimesed on autodega peatanud, siis laua püsti visanud ja siis igas suveniirid asjad laua peal müüvad. Ja siis on kindlasti suur silt on, et tasuta tempel. Ma vist ei ole teile jõudnud veel mainida, aga ma ostsin lennupileti ka eile või üleeile kolmapäevaks. Täna on pühapäev ja mul on praeguse seisu kuskil 75 kilomeetrit jäänud. Homme või ülehomseks siis on arvestanud jõuda Compostellasse. Siis saab päeva või 2 jalga üle. Vahest on isegi 30 meetri taga need sambad püsti löödud. Väike põssa. Ei tea, kas see on kodupõssa või? Hello.
ja märk, keegi on complaining kirjutanud stopi alla. Stop märgi alla, stop complaining. Moving bitch. Üritan ka siin käia päikse käes, pea paljas nii palju kui kannatab. Käisin juuksuses, tegin high fade'i ja kuradi selline rant tuli välja lihtsalt. Peab selle ülemus osa jälle saama ära pruunistatud. Kell on 4:30 ja hakkan kohe ühe palveränduri hostli juurde jõudma. Vaatame, kas seal on kohti. Täna oli siis esimene hommik, kus ma äratuse peale ärkasin või panin äratuse, ärkasin, ütleme 15 minutit hiljem, poole 6 panin äratuse, 5:45 on üleval. Äratuse panin sellepärast, kuna ma mõtlen, et ma proovin võib-olla täna siit lõpuni välja kõndida, see 50 kiltsi, et ma teen siis selle goali vähemalt ära, et ühe päeva kõndisin 50 kiltsi. Aga ma vaatan, kuidas jalad peavad. Valgust näitame siis nii pime. No siin ongi 49 kiltsi ja 600 meetrit tähendab. No, ma olengi mingi 500 meetrit kõnnik ka. Täpselt kakras 50 kiltsa. Let's go. Kuskil full blackout metsas praegu. Mitte midagi nagu nii näha jälle. Välja jätta minu. Ei tea, kas siin linnas ühtegi kohvikut midagi on lahti, täna on see pühaga aja. Leidsime oli siis lahti ikkagist palverändureid täisna. Täiesti reits, mis hullu maja selles kohvikus seal hommik oli nagu sipelgad koos, järjekord kõik pressivad, küsivad juurde. Ma mäletan neid aegu, kui ma olin restoranis tööl. Siis üritasid mitte väga segada vahepeal või tahtsid arvet midagi maksta, siis tead, kui närvid on nii läbi lihtsalt rahvast tuleb peale kõik aeg. Aga kas pruudi suhkrut saab valge suhkru asemel ja nii edasi? Aga nüüd tagasi teele ja nooled on jälle kadunud. Kohtasin esimest eestlast ka siis eile selle palverändurite hostelis. Oleg. Jumala väga vana oli. Ma arvan, mingi 50 pluss. Teeb ka seda Caminot siis Portost. Andis mulle järgmisi idee ka vist. Võib-olla. Et käis kuskil mäe otsas. Mingi Venemaal 6000, üle 6000 meetri. 6300, ma ei tea, mis oli. Et peaks ka äkki käima vaatamas, valutamas ühte mingi mäge mingi aeg või. Sai palli. Üldse saa mõtetesse süveneda. Kogu aeg paavad mingid ratturid mööda. Siis kui sa oled tee ääres või siis on palverändurid. Peamiselt ratturid, räigelt sõidab meil mööda. Kogu aeg just nagu väiksed mesilased. Ma ei oska mesilased näha. Summ ja just nii. Nägin ühte perekonda just. Seal oli isa, tütar, poeg. Ja nad jalutavad Caminot koos koeraga. Koer oli ikka kaasas. Päris hea. Ma ei tea kaugelt, nad ütles kuskilt koostal. See tähendab peale Portot kuskilt. No kurat, omadega Valka jõudnud. 17 kraadi. Tundub küll praegu, et väits pala. Mis see täna näitab? Näitab pilves. Praegu ma ei saa sellest ilmadest. See näitab full pilves. Tühtigi pilve. Ait kuradi lennuki need. Mis nad heidavad sinna õhku. Raske metall.
23,7 kiltsa. No põhimõtteliselt poole peal siis täna, veits üle poole. See on mingi hotelli eest lambes kaal. Ja mu kott kaalub 7,5 peaaegu. $18,8 kiltsi. Let's go. They don't know me, son. Hakkasin vaikselt sinna Santiago Compostellasse siis magamiskohta ka vaatama juba netis või sealt lehekülje pealt ja siis leidsin ühe koha, kus on ka see Alberg just ja siis on single roomid ka nagu ja single room helistasin, küsin, et kas teil on vabu voodid ja vabu koht, üks ja on üks vaba voodi oli 19 euri või vaba voodi ja single room on 22 euri, nii võevab see, kas reserveeringut saab teha ainult netis. Siis ma tegin selle ära ja mul on 2 päevaks siis seal olemas single room, rahulikult chillida, magada, keegi norska. Ja siis täna peab lõpuni ära kõndima, ei ole muud varianti enam. Paps tuleb. Mõnus. Mõtlesin, et siin enam-vähem kogu aeg turnib veits ülespoole, et vaatan selle lehekülje pealt, et mis seis on, et kui mägine või milline maastik täna on. Compostella on põhimõtteliselt 300 meetri kõrgusel. Nii me turnime suht alt tõesti vahepeal ülesse, siis korraks alla ja siis tagasi ülesse 300 meetri kõrgusele. Täna siis. Mõtlesin algul, et istun kui kohviku maha midagi, aga ei tule lihtsalt kohvikut ja ei tule mitte midagi, kus istud normaalselt 10,5 kiltsi on jäänud kuskil. Siis istusin siia kuhugi müüri peale. Hakkab ära sõitma juba igalt poolt, kuradi keha hakkab välja lülituma. Jalad ja käed ja pea ja... Aga jah, siis ongi vaja pausi teha. Mu kaabu ka välja otsima ja jätkame teekonda. Ma ei tea, mis kell on mingi 4 läbi. Päris vits. Kell sai 6:30 ka. Nüüdseks siis põhimõtteliselt 12,5 tundi teel olnud. Ja koos pausidega siis. Ja kuskil 2 kilomeetrit on veel minna. Äärelinn oli täiesti tühina. Ma mõtlesin, mis siin toimub või mis seal toimub, sest kõik on ju kesklinnadel muidugi see pühan. No, katedraal vaikselt paistab siit. Päris võimas ikka. Hästi palju palverändurid on siin ümberringi istumas oma kotikestega nautimas. Peaks ka korral lebosse viskama vist. Vot, siin on see lõpp-punkt siis. Uhke tunne küll. Aga keegi on siin üleval ka. Siin saab sisse ka. Ma vaatan homme seda kõike. Ma täna siin veits korraga tiksun, naudin seda hetke ja siis mul on mingi 15 ja 20 minutit sinna palverändurite hostelisse kõndida. Ja ma olen sodi. See oli imelik, sest kõik on vaata. Üksinda oleks küll imelik siin pikutada. Keegi tegi ees ja teised teevad järgi. Mingi räigelt massive koht, mingi losslist. Seal oli kohti ka, ma ei saanud aru, kas see oli 150 või 250 magamiskohta. Mul oli sissepääsu üles. Sain check-in'i muidu ka tehtud. Kõik läks sugult.
Mu ruum on lihtsalt kõige tagusas. Ma olen nagu terve selle maja siis ümberringi ära käinud. Ja läheb veel. Miks mu uks lahti on? Ei ole ka vist. 351, yes. Nice. Mingid linnadki vähemalt. Aga nüüd see rädik. Okei, vaatan toa üles. On mul kapp isegi. Mis vaade on siis? Castle ja linn. Jalga puhkama veits. Enne kui hakkab kuhugi poole istuma või astuma. Bussi alla näiteks. Võiks rätik olla. Kella 8 õhtul ka nüüd. Ma jõudsin tuppa. Ja näed, tuli ära 50 kiltsa. Tegelikult peaks üle juba 50 kiltsa kahest olema huvitav. No, tuli 50 kella. New world record. New life record. Tere hommikust. Tänane game plan siis. Praegu lähen sinna tagasi selle katedraali platsi peale. Sealt kuskilt box office'ist peaks saama sertifikaadi palverännakust pikkuse ja asjaga. Alustame sellest. Siis vaatame ringi linna peal ja mingi aeg lähme otsime mingisugust tattoo-artisti, et tatoveerida see palverändaja märk endale jala peale. Ma loodan, et leian aja. See kaua aega võtta väikse tatoveeringu teen. Mingi poole tunniga peaks olema. Kõndimisest on küll mingi aeg, ma arvan. Või siis on see jõuab koju, siis ärkad hommik üles, mõtled, imelik olla, et ei ole üldse tulnud. Juhita, kas sellest peab ka rahulikult maha tulema, nagu ma ei tea, alkoholist ja narkootikumist või cold turkey'ga need lõpetada või? Siis peab rahulikult kilomeetrit vähendama. Pekki, ma küll ei näe mingit office'it siin või inimesi järjekorras seismas, et saada seda sertifikaati. I'm in the wrong place. See on ju siis kuskil ma lähen küsin teiste mingi pilgrimide käest. Need on siin istuvad. Leidsin selle office'i ka üles siis selle palverändurite, aga see avatakse kell 9, see kell on 8. Tund aega. Siin inimesed juba ootavad ka, arvasid, et avatakse varemest. Siis peab tund aega meelt lahutama enne, kui tagasi tulla. Mul tundub, et siin tuleb päris suur järjekord, nii palju neid palverändurid on linn täis juba. Olen siin office'i hoovis siis ja sain oma sertifikaadi kätte, ma ei tea, kumb see kumb on. Aga üks on vist ladina keeles või? Alexandrum Henricum Saul. Siin on siis kirjas distants 634 kilomeetrit. Siis millal ma alustasin, kust ma alustasin. Mingi official allkirjad, templid. Ja see sertifikaat maksis 3 eurot. Ja siis ma ostsin sellise ümbrise ka, kuna muidu ma ei tea, mis sellest alles jääb nendest. Ja see maksis 2 euri. Jah, nice. Päris jõhker järjekord on juba siin ja väljas. Aga nüüd ma otsin tatoveerimissalongi. Ma ei tea, kell on vähe vist, arvatavasti. Tulime siia katedraali sisse siis. Käisin seal katedraalis, siis seal oli mingisugune pooletunni tseremoonia asjad, muusika, orkester asjad, siis palvetasin, käisin vaatasin ringi ja siis nüüd ma tahaksin kuhugi üles peaks ka kuidagi saama, aga see pidi vist teiselt poolt saama, et mingi pileti vist ostma sinna, ma lähen vaatan. See on giidiga tuur seal, ma praegu skipin, ma lähen vaatan selle tatoveerimisvärki ja siis lähen võib hiljem sinna torni. Mõtlesin, mis ma jooksin ühes kohast teise, siis võtsin tattoo, need salongid lahti, helistasin esimest, ütlesin, kas saab väikse tattoo teha. Siis ütles ta 30 minuti vastu just, siis ma lihtsalt jalutangi sinna ka mingi 15 mintsa. On vist korras sellega.
villi kõrvale. No nii, 5 minutit hiljem ja valmis. Röövel raisk. Turisti ikka huiatakse. Oleks pidanud ikka enne selle hinna kokku leppima. Muidu siin oli ka mingid tatoveeringusalongid oli aknade peal kirjas ka, et 40 € see 5x5. See tatu, see küsis 60 mult. Küsis ka, kas kaardiga või sulas? Ma ütlesin, sulas 60 €. Ja mis see ütleb peale seda? It is what it is, no. Meil on vähe suuremaid probleeme siin praegu vist. Ma just avastasin, et hakkasin check-in'i tegema lennule, mis on homme õhtul. See lendab ju läbi Inglismaa. Ja mul ei ole passi kaasas, mul on ainult ID-kaart. Ja nüüd ma uurin ja otsin ja värki, et kas ma saan, ma välja ei lähe lennujaamas, et kas ma saan, aga paistab nagu interneti järgi, et ei, sul peab ikkagi pass olema, isegi kui sa läbi sõidad. Et ma üritan siin kuidagi kätte saada, ma ei tea, Ryanairi, mis iganes küsida täpsemalt informatsiooni selle kohta. Ja sealt Office'ist anti, kus ma selle sertifikaadi anti, mingisugune kupong või midagi sellist ka. Nii palju, kui ma siit loen, siis ma saan aru, et see on free lunch või? Kell 1. Restoran Exepeere. Poolest tundi aega. Mõtlengi nüüd, kas ma käin seal Toweris ära või siis ma käin hostelis. Ma käin seal lossis ära ikkaks. Sinna tornis on alles 5:30, aga see muuseumipilet on ka included selles. Ma lähen vaatan selles muuseumis, see on 1., 2., 3. korrus. Ja ma sain soodukad ka, kuna ma olen palverändur. Juhu! Päris hull ikka, kontakteerusin siis Ryanairi seda live chatile ja siis küsisin selle asja kohta. Nüüd ütlesid, nad kardavad, neil ei ole selle jaoks teadmisi, et palun kontakteeru Inglismaa valitsust sellest. Mis asja? Mul ma näen 3 käigu 4-5 tänni resto miil seesna. Nagu ma aru sain, siis esimesed 10 saavad iga hommikul selle kupongi. Ja ma seisin vale selle resto ees siin ja kuradi ootan. Kell on 1 läbi, siis lähen poest selle kõrvalt küsima. See on siis vana, kus neil oli see koht, aga selle Mapsi järgi saatis siia. Lähen küsin kõrval poest, ütleb, ei, see on allpool seal. Lähen sinna, öeldi põhimõtteliselt, said juba hiljaks, 10 minutit on hiljaks, et vist ei saa. Siis ta küsis ikka üle, ütles, okei, saad ikka minna lauda. Ma olen suppraid, normaalselt kooki, veini, praegu on normaalselt veinis olla. Ja üle postelisse visk korra pikali ja siin läks. Hakkab stressama oma lennupiletite pärast. Käisin vahepeal kodus, tegin väikse uinaku siis. Now we are back in the game. Lähen selle Compostela katedraali ekskursioonile praegu hetkel. Praegu oleme kuskil siin, ma ei tea, poole peal siis just. Kuskil vahekatusel. Väliselt selle 36 aastat ehitati seda katedraali. No nii, nüüd jõudsime kõrgemasse punkti just, kuhu nad lasevad meid. See on see esine siis. See on siis 70 meetri kõrgusel, kus me oleme praegu. No nii, sain veits siis ajaloost ka teada midagi. Tegelikult see ekskursioon oli hispaania keeles, aga ma küsisin mingid vahepeal ingliskeelseid küsimusi ja sain vastused. Tegelikult mulle Alejandra Guacamolost ükskord juba seletas midagi, aga ma ei leidnud täpselt samasugust teksti internetis, ma ei julgenud teid rääkida, sest ma ei viitsi teid misliid valeinformatsiooniga. Ja ühesõnaga, see kujuke, mis seal on seal üleval, see on Saint James the Great. Tema kirst on ka siia maetud, see samune silver kirst, mida ma hommikul näitasin teile. Ta oli elus sel ajal ka, kui Jeesus Kristus oli elus, ta on 1/12 apostolest, ma ei tea, mis apostoles oli eesti keeles. Ja ta rändas 1. sajandil siia korraks, aga ta läks vahepeal tagasi Palestiini, kus ta siis tapeti või siis ta suri ära, ma täpselt seda ei saanud aru. Ja keegi tõi ta surnu keha siia, matis ta ära. Ja ta see surnukeha või see haud siis avastati alles 9. sajandil. Ühesõnaga suht kõva sõna, et siia peaks olema maetud keegi, kes on istunud Jeesus Kristus ühes lauas. See pilt ka vaata, mis on, vaata, kus nad söövad ja joovad seal.
ma tea, mis see pildi nimi on või see pilt ühesõnaga, sest ta on üks nendest vendadest, kes istub seal Jeesus Kristusega. Oleme jõudnud siin lõpusirgele, siis täna peaks olema lend tagasi läbi siis Londoni Helsingi, homme hommikul peaks Helsingi lendama. Ma ei ole 100% kindel, kas ma pääsen lennule, kuna mul ei ole passi kaasas. Ja on aeg siis võtta see trip kokku. Mis ma siis õppisin sellel teekonnal? Esiteks, ma pean ennast suht abivalmiks inimeseks ja nagu ma olen suht ärkvel ja näen, kui inimesed nagu panen tähele, kui pakkuda abi inimestele. Aga mis ma õppisin sellel teekonnal on see, et saab alati olla rohkem abivalvim. Üks näide näiteks, me olime siis ühes selles Albergis ja ma olin allkorrusel ja siis lõpus tuli üks vanem meesterahvas tuli juurde, see 82-aastane sakslane Nord nimega Robert. Ja ma isegi mõelnud ka ja siis oli kõik kohad täis juba, et pidi üleval olema ja ma isegi, no ma ei tea, olin chillisin seal nagu, ei tulnud mõttessegi ja siis austraallane Hider, mu my lovely lady, ütles, et Sander siis umbes, et ta pani seal siis linu peale oma selle üleval korrusel, et nagu Sander viisakust, et umbes, et vaheta kohe ära ja siis mul ei tulnud mõttessegi seda alguses, siis mul muidugi nagu 100%, 100%, kuidas ma ise selle peale ei tulnud. Siis me vahetasime kohad ära, et see on näiteks üks õppetunnidest. Teiseks ma arvan, et me õppisime vähe rohkem kannatlik olema, kuna mul on suht kannatlikkusega probleemi, ma tahan kohe. Aga siin ei ole muud varianti, põhimõtteliselt kui sa iga päev jalutas mingi 30-35 kiltsi ja sa pidid nagu, sa ei saanud seda kiiremini teha, sa ei saanud kohe tulla, et ma jõuan koha peale, vaid sa pididki lihtsalt olema kannatlik, et one step, üks samm korraga. Et jõuda päeva lõppu ja siis põhimõtteliselt see kogu trip ka siis, et üks päev korraga põhimõtteliselt. Et sa ei saa homsega nüüd jõuda see 600 või 700 kilomeetrit läbitud. Et kindlasti kannatlikkus sai vähem õpitud. Ma ei tea, mis ma veel õppisin. Võib-olla seda, et I am not so tough as I thought I am. Kui ma mõtlesin algul 50 kilomeetrit päevas jalutada, aga tegelikult see on ikka raskem, kui ma arvasin. Et see on ka mingi väike õppetund. Nüüd ma lõin kokku, palju mul raha läks selle tripi peale. Hetkel kõik, kus ma kokku arvutasin, kõik lennud, kõik asjad sisse, 1500 eurot ainult. Ma olen siin üle 20 päeva olnud. Siin on lennud ja kõik asjad sees, magamised, söögid, kõik jutud, isegi tatokas, siis jalanõud ja isegi see kott, kõik on sees 1500 eurot ainult. Vau, väga vähe mu meelest. Ma arvan, kui lennud osta varasemalt ja kulutada veits vähem ja mingid tatokad asju oleks teinud, siis mingi tonniga oleks isegi hakkama saanud selle kogu tripi. Lihtsalt oled kuu aega peaaegu ära kuskil teises riigis tripid ühes kohast teise ja 1000 euroga. Väga soodne ja teadmiseks. Nii, nüüd ma arvutasin enam-vähem keskmised ka siis välja. Ütleme, keskmine majutuskoht maksis 10-20 euro vahel, võtsime. Siis ütleme, keskmine on siis 500 eurot. Söögi peal läks päevas 10-20 eurot, ütleme keskmine jälle 15 eurot. Kes vähem, kes rohkem, ma saan suht palju selles suhtes, et mul läheb vaja rohkem võib raha. Siis kui ma arvatasin sellega kokku võtta 15 euri keskmine päeva majutus ja söök ja 26 etappi oli tegelikult 26 päeva peale võtta, siis oleks 780 eurot pluss siis lennupiletid, põhimõtteliselt mis ongi siis 1000 kanti. Ma olen kus kohas sa lendad jällegist ja ma tegin selle 26 etappi siis 19 päevaga ära. Ma olen siin Compostelas ka veel paar päeva olnud ja päeva oli Lisbonis. Millega peaks arvestama ja mis võiks kaasas olla? Vihmakeep või siis vihmariided. Koti jaoks kindlasti vihmakaitse, magamiskott oleks hea. Tegelikult enamus nende palverändurite hostlites ei olnud mingit tekki ega midagi. No ma sain ilma küll, aga ma soovitan või kindlasti kaasa võtta siis mingisugune rätik, sest enamus kohtades pole kuskil rätikoid, et millega kuivatada. Veepudel 100% kogu aeg kaasas ja alati täita, kui mingisugune kaevust mööda kõnnid, juua nii palju kui võimalik vedelikke täis ja siis täita kas siis 1 või 2 väikest pudelit näiteks. Sellega võiks arvestada ja müts võiks ka kindlasti olla päikse eest siis kaitstud. See päike päris hästi ikka hakkab, müts või kaabu või minagi mingisugune peakate. See päike lõõmab normaalselt pähe ja see võib piste saada. Aga number 1 asi ikkagist, mis seal teekonnal on kõige tähtsam, on siis jalanõud. Nii mugavad jalanõud kui võimalik.
ja hea on ikkagist arvestada, et sa valmistud selleks ka ikka, olenemata su vanusest või ükskõik millest, mingi kuu-kaks ikkagist käid pikemalt jalutamas ja jalutad need sammused jalanud sisse, millega sa tuled. Hea kott ja mitte nii palju riideid kaasa võtta kindlasti nagu mina arvatavasti. No oleneb, kuidas sa tahad. Lund sajab. 2 paarist põhimõtteliselt piisab, kui sa iga päev siis pesedki oma särgi ja aluspesu ja sokid ära, siis tegelikult 2 paarist piisab. Sellega siis hoiab raskust kindlasti kõvasti kokku, sest kui sa võtab magamiskotti need ka, siis need on kindlasti toovad raskust juurde. Ma selle pealt jällegist võitsin. Selle eest mul oli 5 paari särki ja 5 paari bokserit kaasas, mida ma siis pesin iga 4 päeva tagant tavalist. Viskasin siis masinasse ja kuivatesse, mis maksis siis 5 kuni 8 euro vahel kogu see protsess. Ja, siinkohal ma hakkan vaikselt lõpetama, siis ma soovin igal inimesel tulla ja proovida, kui sul on vähegi võimalus seda teekonda ette võtma, kas või kui sa oled tüdruk, noor või vana, üksinda, sõbraga. Et teed on väga turvalised. Hästi palju nägin noori kui ka vanu neide, kes jalutasid seda teekonda üksinda. Kui sa tahad sellest kaasaegsest maailmast ja sotsiaalmeediast vähe eemale saada ja connectida võib-olla vähe rohkem loodusega, siis on kindel soovitus tulla. Hästi ilusaid kohtasid näeb tee peal. Ma siinkohal siis lõpetan. I'm out. So, I did fucked up. Ma ei saa ikkagist läbi Londoni lennata, sellepärast sa pead käima passi kontrollis. Londoni lennujaamas ühesõnaga väljas korra tagasi sisse saada, mida ma teha ei saa. Ehk siis nüüd ostsin uued lennupiletid, mis läksid mul maksma kuskil 230 eurot. Nüüd ma vaatan ööbimiskohta, ma olen küll lennujaamas, ma käisin lihtsalt tšekkisin üle kohe ja siis hakkasin tegelema siis edaspidisega, mis ma siis leian situatsioone. Aga I got to go to Mallorca, Mallorca või Mallorca, ma ei tea mis. Mallorca ikkagi. Hommikul kell 6 lendab Mallorcale, siis mul terve päev Mallorcale aega trip ringina ja siis õhtul öösel jõuab tagasi Helsingi. The saga continues. Oleme jõudnud Mallorcale. Läheb Palma kesklinna praegu, vaatab seal ringi ja siis pärast hiljem läheb vist randa. Mul on mingi 10 kuni 12 tundi aega umbes järgmise lennuni. Kuradi saare eluna. Kell on võims 10 saamas, kõik kohad on kinni. Andsin pagasi ära selle koolikoti. See on lihtsam tripida. Opa! See on siis Mallorca katedraal. Ka päris võimas või mis? Ei tea, kas siia on ka keegi maetud. Ma lugesin, et 3 kirikusse on vist ainult Vatikani mingi kuulus mingisugune siis asi. Ma ei mäleta, mis see 3. oli. Vatikan, Compostela ja mingi 3. Not bad, huh? Siin võiks jooksmas küll käia. Jõudsime siis vähe normaalsemast randa. Damn, siin on ilus. Vesi maps ilus üle siin. Tõmbame vähe päikse liige. Reits tuul on. Ujuma vist ei viitsi minna. Vastikan päikestisi võtta, nii reits kukub läbi lihtsalt. Mingi surfarite raundist. Neile on vist hea päev täna. Okei, jõudsime siis uuesti jälle lennujaama. Nüüd peaks siis seekord kodu saama. Ja miks ma seda videot ära lõpetan ka on sellepärast, et ma unustasin kokkuvõttest 2 asja välja. Mu kilometraaž telefoni järgi ja siis kõik templid näitaks teile ka, mis ma sain. Ja alustame kilometraažist. Ma arvutasin kokku siis kõik päevad 19 päeva ja 696,33 kilomeetrit siis läbisin selle 19 päevaga. Kui ma olin see Camino tee peal, siis see tegi umbes 36,6 kilomeetrit keskmine päevas. Ja siis templid. See on siis see esimene pool, siit siis alustasime. Jooksevad, see on suht ilus. Kust ma igal pool peatusin. Nii edasi. See on siis kõige vägevam, need templid. Old school. See on kõige mõttetum.
lehte. Siin läks veits lappe. Et enam-vähem keskmiselt siis 2 templit päevas on saadud võetud. Aga olgu siis noh. Ma siin lõpetan. Seda videot alles näed arvatavasti, ma ei tea, juuni keskel kuskil. Kuna ma hakkan editima kuskil 1 video nädalas, ma uskun. Nii et ilusad jaane.